Olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Olukorrast digiriigis on taas eetris. Tere kuulama, saatejuht Tanel Talve on stuudiosse tulnud ja mitte üksi nagu tavaliselt, vaid ikka toredate külalistega, kelleks täna on Henrik Trasberg. Tema ametinimetus on Justiits- ja Digiministeeriumis õiguspoliitika osakonnas uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik. Kas ma suutsin selle kõik nüüd õigesti ette lugeda? Väga õige. Tere tulemast. Tere päevast. Me räägime täna üldistatult võib öelda siis tehisaru kasutamise õiguslikust poolest, võiks selle saate pealkiri olla, ja esimese küsimusena küsingi kohe siis, et kas sellel ametikohal polegi veel tehisaru inimest välja vahetanud? Ma näen, et täitsa lihast ja luust mees istub minu vastas. Mulle tundub, et enamus ametikohtadel ei ole veel tehisaru inimest välja vahetanud, et ju see ikka võtab veel mõned aastad aega. Mõned aastad, jah? Kindel? Julgeks väita. Ei tea jah, et ja kas ta kunagi üldse vahetab, et on ka veel ju tegelikult lahtine, et juttu on küll palju ja... No tõsiselt rääkides, siis tegelikult me näeme mingites sektorites juba teatud selline muutus toimub. Kindlasti erinevates sellist kultuurisektori teatud tööaladel ikkagi juba täna on võimalik mingisuguseid tegevusi nii hästi automatiseerida, et lihtsalt ei tellita enam teenuseid pole ekspertidelt ja isegi IT-arenduses me juba näeme võib-olla rohkem USAs seda, et üha rohkem üritataksegi asendada mingisuguseid rolle juba AI-ga. Nii et see protsess on täna juba käimas. Lihtsalt eks ta võtab nagu aastaid aega ja eks me siis näeme lõpuks, et millised need funktsioonid on automatiseeritavad ja kuidas see trend nagu toimub selliselt, et mis siin asemele tekib. Et see on alati selline üks argument, mida tõstetatakse, et igasugune selline nii tööstusrevolutsiooni erinevad etapid, mis meil on olnud, kui ka nagu üldisem selline ka digi tulemusel toimunud automatiseerimine, et see muudab töö iseloomu, tekivad mingisugused uued töökohad, uued rollid, aga me täna väga hästi veel ei tea, mis need rollid ja töökohad on AI automatiseerimise tulemusel. Te ise oma töös seda tehisaru kasutate? Ikka, üsna palju, et sellised taustaprotsessides infoanalüüs ja info otsimine ja ka mingisuguse olulise nagu teabe sünteesimine või kokkuvõtete tegemine näiteks, et sellistes protsessides on tal täna juba üsna suur roll ja iga aastaga on ta ikkagi selgelt muutunud täpsemaks ja selle nagu kasutegur ainult kasvab. Eks seda veel keegi täpselt ei tea, mis kõik meil tees ootamas on seoses selle teemaga ja selle arenguga, aga on ju tuntud naljand, et Ameerika innoveerib, Hiina kopeerib ja Euroopa reguleerib, et selline mitte just Euroopale liiga kompliment, ütleme niimoodi, aga midagi teha pole, just regulatsioonidest me ju tänases saates rääkima hakkamegi ja nii palju kui mina olen aru saanud, siis on kas nüüd valmimisel, arendamisel või juba vastu võetud, ma nüüd täpselt ei tea, kohe saangi küsida, selline üle-euroopaline regulatsioon järjekordne, mida nimetatakse lihtsustatult ka AI määruseks. On see nüüd juba siis olemas, miks seda üldse tehakse, järjekordne mingisugune bürokraatlik asi, et saaks mõned inimesed jälle tööd kuskil, et pärast kontrollida, kas määrust täidetakse? On olemas, on täitsa juba vastu võetud ja täna osa sellest määrusest ka juba kehtib. See narratiiv muidugi, et kes siin nagu innoveerib ja kes on nagu see bürokraatlik, et see on natuke õnnetu. Ma ei ole kindel, et ma sellega täiesti nõus olen, et tegelikult väga viisakalt öeldud. Et ka tegelikult Hiinas mulle võib vastu ka vaielda. Et ka Hiinas on täna juba generatiivsele tehisintellektile tegelikult päris nagu ulatuslik regulatiivne raamistik loodud ja ka ütleme, ma julgeks väita, et USAs teatud osariigid, näiteks California päris tõsiselt tegelevad nii näiteks andmekaitse küsimuste reguleerimisega kui ka AI küsimuste reguleerimisega, niivõrd kui neil nagu võimalik on. Aga see küsimus sellest, et mis siis selle nagu AI määruse mõju on ja mida ta millele ta kaasa aitab ja mida ta blokeerib, et ma hea meelega seda arutakski. Et mis on selle AI-määruse eesmärk? Mõte on ikkagi selles, et AI-tehnoloogia võrreldes varasemate digitehnoloogiatega on oluliselt selline mõjusam. Selle nagu positiivsed küljed
muudavad maailma, ühiskonna ja riigi toimimist rohkem kui varasemad digitehnoloogiad, aga samamoodi selgelt kaasnevad sellega nagu riskid. Ja nende riskide adresseerimist tuleb kuidagi teha ja AI määrus on see, mis loob sellise üldise raamistiku, et kuidas me seda teeme, et kuidas me tagame inimeste õiguste kaitse, kuidas me tekitame sellise vajaliku läbipaistvuse ja toome natuke nagu kontrolli selle AI arenduse protsessi üle, et kui meil tekivad ülivõimekad tehnoloogiad, et meil oleks võimalik ikkagi nagu sellistele eriti suurtele riskidele kuidagi reageerida. No tegelikult see AI on ju ka üks tehnoloogia ju lõppude lõpuks, et ega ta nüüd midagi nüüd nii täiesti enneolematut ju ka ei ole, igasuguseid huvitavaid lahendusi ja asju on ju varemgi tehtud, nüüd on praegu just ju jätkuvalt veel orbiidil meil meedias, eks ole, see politsei numbrituvastuse teema, et kuidas on üldse selles mõttes võimalik, et nüüd järsku avastatakse, et meil seadusandlus justkui on puudulik sellise tehnoloogia kasutamiseks üleüldse, et kas nüüd selle AI või tehisaru puhul minnakse siis nüüd ikkagi nii-öelda õiges järjekorras, et tehakse selline seaduslik raamistik ikkagi valmis ja siis hakatakse asju kasutama või on seal ka juba me hiljaks jäänud, avastame aastakümneid hiljem, et ahaa. No AI-tehnoloogia mõnevõrra erineb sellist nagu varasemast digitehnoloogiast ja ütleme, et iga digitaliseerimine või iga algoritm päeva lõpuks tekitab mingisuguse käitumis- või otsustusreeglistiku, aga mille poolest AI-tehnoloogia enim erineb see, et AI puhul sul on ikkagi teatud nagu autonoomsus selles protsessis, et see, kuidas AI-algoritmil käitumisreeglistik kujuneb, on see, et see, ütleme, selle treenimise käigus ta töötab läbi suure hulga informatsiooni, ta tuvastab andmestikes mingisugused mustreid või korrelatsioone, stiilis, et need pikslid sellises järjekorras tähendab, et tegemist on pildiga koerast või et kui keegi annab sisendina sellise lause, siis kõige tõenäolisemalt korrektne vastus oleks sellised sõnad sellises järjekorras. Ja mis on juhtunud, lihtsalt AI-tehnoloogia on selles muutunud erakordselt heaks, tal on tekkinud väga selline komplitseeritud otsustus- ja käitumisreeglistik ja see on omamoodi ka autonoomne tema arendajast, sest et ütleme, ChatGPT arendajad ei oma seda teadmiste kompetentsi, mida ChatGPT suudab genereerida. Või samamoodi näiteks hiljuti Google DeepMindi tegevjuht Demis Hassabis sai keemia Nobeli preemia, sellepärast, et nad töötasid välja sellise AI-lahenduse nagu AlphaFold, mis prognoosib proteiini struktuure. Demis Hassabis ise ei ole keemik, ta ei suudaks ise mitte ühtegi proteiini struktuuri ennustada. Sai keemia Nobeli preemia. Aga sai keemia, ehk siis me näeme seda, et see tehnoloogia on sellise autonoomsusega, et ta natukene nagu on, ütleme, et ta saab olla oluliselt võimekam tema arendajast ja sama teiselt poolt on ta selline must kast, et me täpselt ei tea, kuidas ta mõtleb, kuidas ta jõuab oma väljundini. Ja sellega nagu kaasnevad mingid ohud, mis eelmiste tehnoloogiatega ei kaasnenud ja millele siis on leitud, et on vaja reageerida ja AI-määrus ongi siis see viis, kuidas me sellele üritame reageerida. No ma korra vahele küsin ikkagi, vabandust täpsustuseks, kas see AI-määrus on nüüd mõeldud nendele AI arendajatele või AI kasutajatele või mõlemale? Ta on mõeldud mõlemale, et ta loogika sisuliselt ongi sekkuda ütleme sellise AI arenduse ja opereerimise, ütleme kogu ikkagi sellise AI elutsüklisse ja suurem fookus on see, et AI arendaja peab siis oma sellise arendustegevuse käigus mõtlema läbi, kuidas tagada teatud kvaliteet, kuidas tagada selle AI kasutusele mingisugune järelevalve, kuidas dokumenteerida oma tegevus ja siis teiselt poolt näiteks kasutaja peab ka mõtlema, et mis on selle AI mõjud, kui näiteks riik võtaks kasutusele Microsoft Copilot, et teha mingisuguseid otsuseid sellega, siis riigil oleks kohustus läbi mõelda, et mis on see võimalik negatiivne mõju, ta peaks ka samamoodi siis nagu teavitama lõppkasutajad sellest, et ta näiteks teeb AI-ga mingeid otsuseid. Et selliseid spetsiifilisi elemente
AI määrus üritab natukene lahendada, et tekitada natuke kvaliteeti, tekitada kontrolli ja tekitada mingisugust läbipaistvust läbi selle AI kasutuse tsükli. Kas sellist ohtu, et keegi seda AI-d võtab kurjasti ära kasutada, relvana, eks ole, kas või, et see ka see määruses kuidagi sätest või see läheb juba mingisuguse, meil on tegelikult need olemasolevaid seaduseid ju kah terve hulk, et kriminaalid ja kõik ju mingi asjaga ju kuidagi peab ju neid nii-öelda ohjes hoidma. See on huvitav küsimus ja vahel seda tõstatatakse ka, et tegelikult ju meil on näiteks karistusõigus, mis kohaldub ka sellele, et kui ma AI-d kasutan relvana, et kui ma kellegi ära tapan, siis sõltumata sellest, kas on AI või mingi muu asi, mulle on seadussäte, mis mind vastutusele võtab. Aga mida AI määrus teeb, on just see, et kuna ta nagu sekkub natukene teises faasis, et ta justkui teeb sellist nagu riskimaandust juba AI arenduses. Et näiteks OpenAI, kui ta arendab ChatGPT, siis ta juba täna peab võtma meetmeid selleks, et keegi ei saa kirjutada sinna sisse viipa, et genereeri mulle biorelv ja siis ChatGPT pakubki biorelva retsepti, et sellega ongi, see ongi justkui see, mida AI määrus üritab teha, et sekkuda natukene teises faasis ja teha sellist riskijuhtimist juba, ütleme, läbi süsteemi disaini. No me räägime praegu ikkagi Euroopast, eks ole. See AI määrus on Euroopa teema. Palju neid Euroopas välja töötamisel olevaid AI-sid või mis Hiinast näiteks siis saab või et need ei olegi Euroopa tooted ju nii-öelda üldse? Jah, no AI määruse kohaldamisala on üles ehitatud selliselt, et kui ka Hiinast või USAst keegi tahab oma AI toodet Euroopa turule tuua ja Euroopa inimesed seda kasutavad, siis nad peavad AI määruse nõudeid. Nad peavad vastama euronõuetele. Jah, täpselt nii. Ja see on nagu üks selline nagu geopoliitiline teema ka praegu tõusetunud, sest me näeme seda, et näiteks USA administratsioon survestab Euroopat, et olete kehtestanud reeglistiku, mis lähtub mingisugusest teie maailmavaatest ja nüüd meie ettevõtted siin USAs peavad hakkama järgima neid nõuded, et see on selgelt nagu selline üks tanner geopoliitilistest pingetest, mis on tekkinud. Aga jah, üldloogika AI määruses on see, et sõltumata sellest, kas asi arendatakse Euroopas või välismaal, kui see Euroopa turule tuleb, siis peab nõudeid täitma. Mida nüüd ettevõtjad ja ka riigiasutused ja miks mitte ka tegelikult täitsa tavalised inimesed eraisikutena peaksid, ma ei tea, arvestama või mida hakkama teisiti tegema, et nüüd kui see AI määruse valguses asja lahti seletada? Ma ettevõtja vaatest oskaksin öelda seda, et tegelikult ju täna ka igasuguse AI või tehnoloogia arendamisel ettevõtja huvi on see, et süsteem oleks võimalikult täpne, et see oleks võimalikult töökindel, et ettevõtja nagu teaks, mida teha, kui tekib mingisugune intsident. Ja AI määrus justkui neid asju täpselt reguleeribki, mida ta teeb, on see, et ta loob mingisuguse konkreetse lati, mida siis tuleb ületada justkui, et ütleme, et mis on see standard, millele peab nende tegevuste täitmisel vastama. Nii et see on see komponent, et ta ettevõtja jaoks justkui natukene nagu standardiseerib seda, et millise kvaliteediga peavad olema andmed, mille peale AI treenida. Kuidas tagada, et see algoritm ei oleks kallutatud või et ta ei diskrimineeriks kellegi suhtes. Pidavat olema diskrimineeriv mingites teadusvaldkondades. Kindlasti on, selles ei ole küsimustki ja selle kohta on omajagu sellised skandaale ja intsidente ka olnud nii erasektoris kui ka väga huvitavaid näiteid avalikus sektorist, kus mingite sotsiaaltoetuste jagamisel järsku mingi hetk avastatakse, et teatud ühiskonnagrupi vastu see oli üli diskrimineeriv ja näiteks nõudis mingeid sotsiaaltoetusi tagasi, mis juhtus Hollandis ja see oli nii suur skandaal, et valitsus pidi tagasi astuma selle pärast. Nii et see pole sugugi mitte nalja asi, millest me siin praegu räägime. Kindlasti mitte. Ma loodan, et see määrus annab natuke sellist õigusselgust ka juurde. See just, kui see eesmärk ongi, et täna ju see ettevõtja, kes oma AI mudelit arendab, ta täpselt ei tea, et kui täpne mu mudel peab siis olema või et kui palju ma pean tegema selleks, et keegi mind vastutusele ei võtaks ja ei tuleks ütlema, et ma diskrimineerin või et ma siin tekitan kellelegi kahju. Ja seda sellist nagu mõõdupuud või benchmarki ka AI määrus üritab pakkuda, nii et selle vaates ta üritab seda õigusselgust kindlasti tekitada.
Need benchmarkid ongi hästi tähtsad asjad üldse, ma olen aru saanud kogu selles maailmas, et muidu ei oskagi enam üldse aru saada mitte millestki. Tekitada natuke sellest mõõdetavust sellesse, et mida siis oodatakse. Ja kvaliteedi mõttes ka, et kui kvaliteetne üldse mingisugune tehisaru parasjagu on, et seda ta aitab ka, aga ma korraks selle ettevõtlusega ikkagi tahaks veel jätkata, et ettevõtjatena, me oleme rääkinud ju Eesti riigis ka, et riik kui selline on olnud selles digitaliseerimises ja selles pooles nagu rohkem arenenud kui võib-olla ettevõtjad, eraettevõtlus. Kuidas te siin näete nüüd selles tehisaru valguses, et kas siin ka võib sama trend nii-öelda korduda ja meie ettevõtjad kuidagi jääda natukese nagu maha? Ma väga loodan, et mitte. Et tegelikult ega see statistika väga selline rõõmus ei ole, et Eesti ettevõtjad on, ütleme, mitte väga kõrgel, isegi Euroopa Liidu statistikas selle osas, et kui hästi me oleme AI-d rakendanud ja isegi üldse nagu digitaliseerimist teinud oma tööstuses. Nii et sellega tuleb tegeleda, et seda kindlasti tõsta. Ma arvan, et selleks on nagu eraldi mehhanismid, kuidas seda just ettevõtluses teha, et kuidas seda teadlikkuse tõstmist teha, kuidas pakkuda tuge selleks, et mõelda läbi näiteks seda, et mis on võimalused mingisugust tööstusprotsessi automatiseerimiseks, et meil näiteks Eestis on ka AIRE, mis on siis tehisintellekti ja robootika keskus, mis just tööstus peaks toetama selles, et kuidas läbi mõelda, et kuidas ennast paremini automatiseerida läbi AI ja robootika lahenduste. No ma just mõtlesin seda, et see määrus on ikkagi ju järjekordne regulatsioon, ega seal midagi varjata pole, eks ole, mis on kindlasti väga vajalik ka, aga kas ta nagu sellele ettevõtlusele on pigem nüüd abiks, hoogustab seda innovatsiooni kasutusele võtmist või on ta pigem järjekordne selline asi, mis on tüliks kaelas? Ma ütleks nii, et elame näeme, et nagu sa alguses välja tõid ka selle, et Euroopa reguleerib siis, kui teised innoveerivad, et see on hästi klassikaline narratiiv. Ma ei ole ise nii veendunud, et see AI-määruse puhul tõsi on, sellepärast, et jällegi nagu ma vahepeal ütlesin ka, et siis AI-määrus mingis mõttes sekkub just nendesse protsessidesse, mida ettevõtja nagu nii teeb ja natuke üritab nagu tekitada seda nagu ootust. Ja selles mõttes ta ei ole justkui nagu vastandlik ettevõtte enda ärihuvidega, et kui me võrdleme näiteks, tihti heidetakse ette GDPR ja andmekaitse üldregulatsiooni, et see on justkui suur barjäär, aga andmekaitse üldregulatsiooni teatud nõuded on võib-olla rohkem vastassuunalised ettevõtja ärihuvidega, et ettevõtja ärihuvi on töödelda nii palju andmeid kui vähegi võimalik ja siis andmekaitse regulatsioon tuleb ja ütleb, et töötle nii vähe andmeid kui võimalik. Siis AI-määrus päris sellist nagu vastandumist ei tee, ta pigem jällegi lihtsalt paneb paika seda nagu ootust. Ja selle vaatest mul tegelikult on võib-olla selline nagu optimistlik vaade sellele, et mida AI-määrusega on võimalik ära teha, aga teatud risk on siin selles, et kuigi meil on täna AI-määrus vastu võetud, siis AI-määruse peale tekivad nii-öelda standardid, mis siis panevadki paika sellele, et mis siis täpsemalt on see nõue, mida me justkui erinevates valdkondades, ma ei tea, näiteks meditsiiniseadmes ootame või mingi diagnostikaseade, et kui täpne ta peab olema. Ja me täpselt ei tea, millised need standardid hakkavad olema, et need võivad olla ebamõistlikud ja siis see on nagu selge barjäär. Aga mulle tundub jällegi, et Euroopa komisjon on üsna ärganud ja näeb seda, et meil ongi täna teatud risk, et me oleme liiga sõltuvad USA tehnoloogiast ja me peame selle Euroopa suveräänsust tõstma ja ma arvan, et see on natukene nagu seda lähenemist ka muutnud, et ma olen jällegi nagu veidi optimistlik, et need standardid tulevad nagu piisavalt mõistlikud, et need ei kujune selliseks barjääriks nagu kardetakse. Kas on mingid konkreetsed meetmeid ka, mis just seda innovatsiooni võiks toetada, mitte maha suruda seda? Üsna mitu. Tegelikult AI-määrusega koos tuli juba terve pakett ka muid meetmeid, mis ei ole üldse AI-määruse sees, aga just sellised nagu investeeringutoetused, et Euroopa Liit on ju läbi mitme erineva paketi praegu toonud välja seda, et kui palju hakatakse nagu investeerima erinevatesse AI-lahendustesse, infrastruktuuri ülesehitamisesse, et meil Euroopas on tekkinud need AI factorid või AI-vabrikud, mis pakuvad ka arvutusvõimekust ja peaksid justkui pakkuma seda alusinfrastruktuuri ja tehnilist infrastruktuuri selleks, et AI-projekte on võimalik ellu viia. Et see on üks pool sellest, mis justkui peaks innovatsiooni toetama. Aga teine element on ka otse määruses, mis on see, et näiteks
üks see potentsiaalne barjäär on, et ettevõtted täpselt ei tea, kuidas AI määruse nõudeid täita. Ja kuna nad ei tea, siis see on nende jaoks äririsk ja siis võib-olla ei tehtagi mingeid asju. Siis AI määrus loob sellise mehhanismi nagu AI regulatiivliivakast ja selle mõte on spetsiifiliselt tekitada selline nagu avalik teenus, mida meil Eestis hakkabki Justiits- ja Digiministeerium pakkuma, kuhu siis ettevõtjad, aga ka avaliku sektori asutused saavad oma AI-projektiga tulla, öelda, et neil on selline eesmärk, nad plaanivad seda sellisel viisil AI-ga lahendada, nad plaanivad näiteks AI määrusega olla kooskõlas sellisel ja sellisel viisil ja selles liivakasti raames pakutakse neile sisuliselt tuge, et kuidas siis ikkagi tagada kooskõla, aidatakse testida see lahendus läbi, aidatakse hinnata, kas siin on veel mingid probleeme, mida käsitleda ja siis lõpus antakse selline nagu väljumisraport ka, mis siis põhimõtteliselt võib kinnitada, et teie toode on ilusti regulatsioonidega kooskõlas ja see peaks kohest tekitama sellise õiguskindluse. Aga see, kui me ettevõtetest räägime, see päris kõik ettevõtted nüüd nii hullult ei puuduta vist, nagu ma aru saan, et see on ikkagi teatud spetsiifilises valdkonnas tegelevad ettevõtted, et ma ei tea, mingi juuksurisalong võib-olla ei pea hakkama hullult AI määrust järgima või ma eksin? Absoluutselt. AI määruse üks selline oluline alusloogika on see, et ta on justkui nagu riskipõhine regulatsioon, ehk siis ta määrab ära mingid riskikategooriad, on umbes täpselt 8 kasutusjuhtu, mida loetakse, et on sellise lubamatu riskiga, mida ei tohigi teha, näiteks teatud selline inimese alateadvuse manipuleerimine selleks, et talle tekitada kahju AI-ga, et see on nagu näide kasutusjuhust, mis keelatakse ära. Aga siis on umbes 30–40 kasutusjuhtu, mida loetakse nii-öelda suure riskiga kasutusjuhtudeks. Ja tegelikult AI määrus enamasti tegelebki lihtsalt nende konkreetselt määruses nimetatud kasutusjuhtudega. Et stiilis haridusvaldkond, koolis hindeid panev süsteem on suure riskiga. Suur risk ei tähenda, et seda ei tohi teha, see lihtsalt tähendab, et ta peab siis nendele kvaliteedinõuetele vastama. Aga jah, kõik need kasutusjuhud, mis ei lange suure riskiga siis juhtude alla, neile siis regulatsioon ei kohaldu, välja arvatud veel siis on paar sellist konkreetselt nimetatud juhtumit, näiteks juturobotid, mille puhul on teatud läbipaistvuskohustuseks, nad peavad inimest lihtsalt informeerima sellest, et inimene suhtleb parasjagu juturobotiga. Nii et tõepoolest tal on selline riskipõhiline lähenemine, et nimetatakse ära need kasutusjuhud, mis on suure riskiga ja neile siis reeglid kohalduvad. Sest ma olen kindel, et nii mõnigi meie kuulaja praegu tõusis jälle juuksed peas püsti, et me peame ettevõttes tegelema, ma ei tea, mis aruannete Statistikaametiga, siis olema veel mingid keskkonnamõjusid siin kogu aeg raporteerima, eks ole, ja siis nüüd on veel järjekordne asi, aga veel kord, et rahustame, et päris nii hull vist selle AI määruse valguses asi ei ole. Julgeks väita küll, jah. Aga ikkagi ma tahaksin teada seda, et kas meil üldse on reaalne võimekus ja võimalus kuidagi kontrollida või suunata seda, mis need suured USA gigandid teevad ja mida me tegelikult ju kõik siin Eestis ka igapäevaselt ju kasutame, et saadab see Google, ütleme, ei tahaks nagu niimoodi öelda, aga sinna kohta, kus valgus ei paista, eks ole. Ja meil võib neid AI määruseid siin olla nii palju, kui kulub. See on huvitav küsimus. Ma ütleks niimoodi, et liikmesriigil endal, Euroopa Liidu liikmesriigil ei oleks nagu midagi teha, et see, et kui me seda vähemalt nagu üle-euroopaliselt suudame nende juurde minna ja nõuda neilt midagi, siis see annab meile nagu mingisuguse nagu hoova. Ma arvan, autoriõiguse valdkond või ütleme üldse selline kultuurivaldkond üldse on nagu väga hea näide, et kui mingi hetk YouTube tuli ja siis kõigepealt oli väga palju piraatteoseid YouTube'is kättesaadaval ja seejärel lihtsalt olid nüüd isegi legaalselt teosed YouTube'is kättesaadavad, aga artistid ei saanud sellest mitte mingit tulu ja siis mõned liikmesriigid või üldse ka väljaspool Euroopat, mõned riigid julgesid minna Google'i juurde, öelda neile umbes seda, et okei, et makske me artistidele nüüd nagu õiglast litsentsi tulu, mille peale siis Google põhimõtteliselt saatis nad pikalt ja ütleski neile, et me maksame sellist tulu, nagu me maksame, mis on mingi, ma ei tea, paar tuhat eurot umbes miljoni kuulamise peale. Ja
ja kui te sellega nõus ei ole, siis me paneme teenuse kinni ja minu arust Taanis ajutiselt pandi see teenus kinni, lihtsalt selleks, et näidata, ütleme, sellist ähvardavat mõju omada ja Austraalias oli samamoodi, et olid nagu pikalt diskussioonid, et kas Google ajutiselt panebki ennast kinni. Ehk siis lihtsalt see läbirääkimisvõimekus üksikutel riikidel on ülimadal. Aga kui me teeme seda üle-euroopaliselt ja Euroopas täna on meil tekkinud selline asi nagu tehisintellekti amet, kes justkui nagu kogu seda AI arengut peaks üle-euroopaliselt haldama, see annab nagu mingisuguse tugeva läbirääkimisvõime, et siis me järsku räägime juba nagu rohkem kui 500 miljoni inimese ütleme huvidest ja me räägime nagu väga suurtest, Google jaoks ka juba väga suurtest nagu rahasummadest, et siis on neid võimalik rohkem mõjutada. Ja ega neil midagi üle jää, et me näeme teiste nende Euroopa Liidu õigusaktidega, et lõpuks need USA digihiiud ikkagi järgivad neid reegleid, loomulikult nad üritavad neist kõrvale kalduda ja leida selliseid õiguslünki seal, kus vähegi saab, aga lõpuks eks nad peavad neid järgima ikka. Ei need Google'id ja muud toredad hiiud, need nendeks, et Prantsusmaal teatavasti on hetkel igavesti suured probleemid hoopis ühe täiskasvanud veebisaidiga, mis samamoodi ähvardab kõik kinni panna, kui ei tehta nii, nagu nemad tahavad, või oli see vastupidi. Täpselt polegi aru saanud, nii et maailm on kirju. Aga muidugi Eesti on natuke see pisem riik, aga meil ka on ju tekkinud palju poleemikat selle üle, et kuna see tehisaru ju ikkagi põhiliselt andmete peal üldse ju tegutseb ja olemaski on, võib öelda vist, et siis kelle omad need andmed nüüd siis päeva lõpuks on, et kuidas see pool nüüd õiguslikult, on seda üldse reguleeritud või kavatsetakse või kas see AI määrus kuidagi reguleerib seda? AI määrus reguleerib seda, kelle omad andmed on. See, kelle omad on andmed, on ikkagi juba täna meil õigusraamistikuga üsna selgelt paigas ja ma arvan, et sinu küsimus eelkõige puudutab siis autoriõigusega kaitstud materjale, kus meil on olnud Eestisse meedias tõusetunud debatt ka, et kui me kraabime kokku erinevaid eestikeelseid tekste internetis ja siis ühel või teisel viisil jagame neid näiteks AI arendajatega, selleks, et need keelemudelid oleksid eesti keeles võimekamad ja oskaksid paremini ka arvestada meie nagu sellist kultuurilist tausta, siis loomulikult seal see autoriõiguse küsimus tõusetub, sest et me teeme koopiaid autoriõigusega kaitstud teostest, jagame neid kolmanda osapoolega. Ja need õigused on meil täna ja on juba väga-väga pikka aega olnud selgelt paigas, autoriõigused kohalduvad ja tegelikult nagu tehisintellekti arendamisel tuleb nendega arvestada. Ja see on nagu päris huvitav küsimus, et täna on ju tegelikult meil juba hulgaliselt kohtulahendeid, eriti USAs selle osas, et need suured keelemudeli pakkujad, üldse sellist generatiivse tehisintellekti pakkujad on ennast treeninud autoriõigusega kaitstud materjali peal ja ütleme, et peale vaadates tundub see suht suur tõenäosus, et nad on autoriõiguse rikkunud ja kui me arvestaksime need autoriõiguse rikkumised kõik nagu trahviks, siis kõik rahaks kõik need tehisintellekti pakkujad peaksid olema pankrotis. Nii et see on nagu üsna selline huvitav debatt, mis ei ole kindlasti üldse Euroopa spetsiifiline, et see on täpselt samamoodi praegu Ühendkuningriigis, USAs, Aasias ka, et see on suur teema ja siin nagu mingit selged head lahendust selles muud ei olegi tegelikult, kui et tuleb lihtsalt leida neid kokkuleppeid, ma arvan, tehisintellekti arendajate ja õiguste omajate vahel. Ja selgelt täna tehisintellekti arendajad näevad, et nad ei taha justkui mingit osa oma sellest loodud väärtusest üle anda siis autoriõiguste omajatele või autoritele. See kõlab juba tuttavalt, ju äsja just rääkisime YouTube'ist, eks ole, kus no täpselt, kõik kordub uuesti. Kordubki ja see ongi hea näide sellisest väljakutsest, et kui sul see digitaliseerumine toimub ja tekivad uued tehnoloogilised lahendused, et siis jällegi see kus väärtus tekib, muutuvad ka ärimudelid ja siis mingisugune sektor tohutult kaotab sellest ja nüüd on siis see väljakutse, et kuidas me siis saame ikkagi tagada see, et see õiglane tasakaal säiliks, mida on väga-väga raske teha.
see on tõesti, ma ei tea, Mission Impossible tundub, aga ju siis kuidagi nagu YouTube'iga mingid nagu kuidagi lahendused ju leiti või ega ma ei tea, kas need autorid siiamaani rahul on kogu selle asjaga? Ei ole kindlasti ja tegelikult ma võin selle kultuurisektori loo, mis ma veidi enne rääkisin nagu lõpuni viia, et tegelikult Euroopa Liidus tekkis regulatsioon, ütleme autoriõiguste direktiiv, niinimetatud DSM direktiiv, mis tegi seda, et ta ütles, et kui YouTube ja teised väga suured platvormid pakuvad oma teenuseid Euroopa turul, siis nad peavad sõlmima õiglastel tingimustel litsentsilepinguid ja maksma siis selle litsentsilepingu kaudu õiguste omajale mingit väärilist tulu. Aga praktikas nad maksavad ikkagi väga vähe seda tulu, nii et selles mõttes seal see regulatsioon ei ole vähemalt senini saavutanud seda eesmärki, aga mõte oli justkui, et läbi sellise jällegi nagu regulatiivse hoova kuidagi siis sekkuda sellesse väärtuse jagamisse ja tekitada sinna nagu, inglise keeles on see nii-öelda value gap, et seda value gap'i kuidagi nagu ära kaotada ja natuke ületada seda lõhet ja seda teist sektorit ka toetada. Aga mida me näeme on see, et läbi regulatsiooni on väga raske teha. No kas selle AI määrusega siis on midagi lihtsamat? No AI määruse keskne element ei ole võib-olla väärtust ümber jagada, et ta on ikkagi rohkem suunatud sellise nagu kvaliteedi tagamisele, nagu ma enne rääkisin. Nii et ma julgeks öelda niimoodi, et seda aspekti on lihtsam läbi regulatsiooni saavutada. Aga mida hästi raske on teha, on seda õiglast väärtust ümber jagada, sest keegi ei taha oma raha ära anda. No igal juhul see eestikeelse sisu nendele suurtele tehisaru arendajatele andmine on tõesti selline mitme otsaga asi, sest et päeva lõpuks me ikkagi ju tahame ise, et eesti keele enda säilimise ja arenemise poolest oleks ju siiski vaja, et need tehisaru mudelid ju oskavad eesti keelt ja väga heal tasemel, mitte sellisel enam-vähem tasemel, et siis lõpuks paar põlvkonda edasi meil on kõik heal juhul enam-vähem eesti keele oskajad. Aga kuskil mingit arengut või sellist kvaliteetset asja enam ei ole. Võib öelda, et meil on ju valitsuse uue koalitsioonilepingu üks oluline punkt tegelikult see, et tuleb kokku koguda eesti keeles 15 miljardit sõna, mille peal siis oleks võimalik eestikeelset keelemudelit treenida, nii et selgelt see on ka riigi prioriteet need sõnad kätte saada. No kuidas te seda teete kõike, sest et tuli juba tuli suur kisa ju. Tuli. Aga see tuli äkki sellest, et ei olnud vahepeal räägitud nende tekstide omanikega siis õieti? No kindlasti, absoluutselt. See on see kaasamine, vana hea sõna. Absoluutselt, et ei olnud kaasatud, ei olnud otsitud neid lahendusi, et tihti meile meeldib Poolat tuua sellise positiivse näitena, et Poola tegi mingi hetk sellise keelekorje, et tegigi suure kampaania, meil oli Eestis ka anneta kõnet kampaania, mis oli väga tore asi, aga Poola tegi seda siis ka kirjalikele tekstidele ja selle kaudu näiteks kogusid kokku tohutult suure hulga teksti ja Eestis minu teada on see tulemas, aga selgelt pärast seda, kui meil nüüd juba on nagu damage is done, nagu öeldakse, eks ole, et nüüd on raske nagu seda usaldust tagasi saada, et loodetavasti siis ikka õpime. Üks mehhanism näiteks, mis ongi võib-olla selline näide, et mida ei saa teha regulatsiooniga, et kuidas ikkagi väärtust tekitada, on see, et me üritame tekitada sellist keeleandmeruumi ja ka keeleandmete justkui turuplatsi, kus siis näiteks meediamajad või muud õiguste omajad saaksid põhimõtteliselt müüa oma tekste teatud litsentsiga siis keelemudeli arendajatele. Ja ideaalis see justkui võiks olla lahendus, aga see on jällegi selline juhtum, et me näeme, et kas tegelikult keegi on valmis nagu maksma õiglast tasu nende eest. Samas igasugune tasu oleks ju lisasissetulek antud juhul, sest muidu see tekst, see uudis täna loeme läbi ja homme on ta seisab kuskil, ma ei tea kus, serveris. Seda küll, jah. Kogub tolmu. Ei oskagi öelda ka, et kuidas nagu hinnastatakse neid tekste, et see on ka nagu üks koht, mida ma hakkame nägema. Jube põnev maailm selle koha pealt küll, et kõik see asi on, juristidele ma kujutan ette ka paras väljakutse. Mis teeb selle hästi keeruliseks, et meil on ikkagi tihti need õigusraamistikud kogu selle tehisintellekti ja andmemajanduse ümber on hästi uued. Ja kui seal on mingisugused sellised ajaloolised, ütleme, õiguslikud režiimid, kus sul on näiteks hästi palju kohtupraktikat või sul on juba kujunenud välja mingisugune doktriin, et teatud juhtudel tehakse asju sellisel viisil, siis need uued regulatsioonid meil lihtsalt ei ole mitte mingisugust kohtupraktikat, et nagu päriselt sügavalt mõista, et mis tegelikult seadusandja tahe oli, kui ta sellise sätte vastu võttis. Ja see teebki nagu, nagu hästi raskeks selle prognoosimise, et mis on see nagu sobiv ja mis on nagu korrektne tegevus.
Eks see just kultuuriruumist ka muidugi oleneb, aga ma arvan, et euroopalikus maailmas, kui nii võib seda nimetada, on väga tähtsal kohal siiski seesama andmekaitse, inimeste eraelu puutumatus ja kõik see muu ka, mida tehisaru tehnoloogiad ju selgelt ohustavad, kui nii võib öelda. Absoluutselt. Võib-olla mõnes aspektis annavad juurde kindlasti ka, aga siiski see oht on ja kogu aeg ongi see minu meelest hästi suur probleem, et kuidas seal balansseerida nüüd siis selle, et teisest küljest tahaksime ju saada ka mugavamat elu, eks ole, ja et tulebki mingisugune tore tehisassistent, kes teeb minu eest kõik ära, ise sügavvuntsi ei peagi muud tegema, kui mõtlema sügavaid mõtteid. No vot, täpselt ja samas tahaks olla privaatselt. Jah, et see ongi see väljakutse koht ja see Euroopa seadusandja mõte ongi olnud põhimõtteliselt siis see, et me siis hästi valime, kuidas me sekkume ja et me keelame võimalikult vähe, aga just tekitame mingisuguse siis sellise läbipaistvuse ja nagu kontrolli selle protsessi üle ja selle kaudu siis proovime ka inimeste privaatsust paremini kaitsta. Kas see määruse väljatöötamine nüüd oli siis kaasamine ka toimus seal või? No kõik Euroopa Liidu riigid on seal ju juures, et miskipärast väga tihti meile Eestis meeldib nagu rääkida sellest kuidagi, et kuskil kaugel Euroopas tehakse. Keegi kuskil käsib. Tegelikult on meil ju Vabariigi valitsuse seisukohad välja töötatud AI-määrus osas juba aastal 2021 ja siis Eesti riigiametnikud käisid esindamas need seisukohti nende läbirääkimistel ja me olime väga tihedalt seal juures, et ma arvan, et see on natuke selline alati selline mugav narratiiv, mida jälle tekitada, et kuskil Euroopas tehti. Mina pole süüdi. Seal keegi suured poisid. Jah, täpselt nii, et ma ütleks ikkagi, et me oleme nagu tugevalt kaasas olnud ja ütleme ikkagi saanud ka oma sellise sõna sekku öelda, et milline lahendus meile sobib või ei sobi. No igatahes on siin vist tööd veel jätkuvalt ka selle õigusliku reguleerimise asjus, et eks see tehnoloogia ise ka ju areneb kogu aeg ja tõesti ei tea, mis paari aastagi pärast juba kõik olla võib ja ega kõik enam ei oskagi, vanast oli kuidagi lihtsam vist, et tegid mingisuguse seaduse ja see kehtis sul 60 aastat, nii et ei pidanud midagi muutma. Ma arvan, et tänagi kehtivad meil need põhilised asjad ju, ma ei tea, iidamast, aadamast. Autoriõiguste regulatsiooni põhialused on 19. sajandist. Eks ole. Ja siis ma mäletan, oli kunagi selline tore asi nagu tühja kasseti mingi maks või tasu, et... See on nüüd erakopeerimise tasu, see endiselt eksisteerib. Ikka on alles veel, jah? Uue nimega. Kassetti kui sellist vist, ma ei tea, CD-plaatigi pole kuhugi toppida enam. No võt, aga mingid koopiad ikkagi on võimalik teha, nii et... Mismoodi me nüüd ikkagi võime olla kindlad või kas me üldse saame olla kindlad, et meil ikkagi ei vaatamata igasugustele määrustele, regulatsioonidele ja õiguslikule ruumile ja nii edasi, ei teki tõepoolest sellist võib-olla ulmefilmidest või ulmekirjandusest pärit ennustusi, et meie maailm ikkagi langeb kuskile täiesti hullu, ma ei tea, kohta tänu selle tehisaru kontrollimatule arengule. See on nüüd üks väga kahetsusväärne asi, mida öelda, aga me natuke peame lootma, et suured tehisintellekti laborid, kes täna need süsteeme arendavad, omavad piisavalt nagu valmisolekut mingi hetk nagu vajadusel kuskile mingi piir ette tõmmata, vajadusel juhe seinast välja tõmmata, et me täpselt ei tea, kuidas see asi areneb ja nendest eksistentsiaalsetest riskidest on räägitud juba kohe, kui ChatGPT esimene versioon tuli, siis hakati rääkima, et see on ilmselgelt väga ohtlik tehnoloogia, millele tuleks nagu hetkeliselt piir ette tõmmata ja võib-olla need sellel hetkel välja toodud riskid ei realiseerunud kohe sellisel viisil nagu kardeti. Aga tahes-tahtmata see tehnoloogia areng on nii kiire ja me üsna raskesti oleme võimelised prognoosima, et kuhu see tehnoloogia on lähiaastatel jõudmas ja kuivõrd hästi me suudame kontrollida seda ikkagi, et kuhu me edasi nüüd liigume, et meil on ka nagu huvitavaid selliseid näiteid juba täna tekkinud sellest, kuidas need mingid võimekamad AI-süsteemid on oma testimise raames üritanud oma arendajat petta selle eest, et need kuidagi välja lülitad või... Ja viimased uudised ju räägivad sellest, et keelduski välja lülitamast ennast. Et ma ei tea, kuidas seda lõpuks siis tehti, aga see on ikka juba käes. Võib-olla natuke seal need pealkirjad panevad sellist vinti juurde, aga selge see, et see on nagu tõsine oht ja päeva lõpuks
ütleme, et see on koht, mida sa nagu Euroopa regulatsioonidega lõpuni ei päästa. Ma praegu hakkasin mõtlema, et huvitav, kelle sa siis vastutusele võtad, kui see asi hakkab oma elu üldse elama, et mismoodi sa teda karistad, kui ta keeldub ennast välja lülitamast ja meil täna ei ole veel sellist diskussiooni tekkinud, et tekitada justkui nagu AI-le enda õigused. Või ütleme, diskussioon on, aga mitte võib-olla väga tõsisel tasandil. No väidetavalt seda iseteadlikkust ei ole ikkagi veel tekkinud. Ja hästi raske on seda ka mõõta, et mis hetkel sul tekib millelgi teadvus ja mis asi teadvus üldse on. Aga pigem see konsensus hetkel on selles suunas et ei saaks väita, et AI-l on teadvus ja raske on öelda, kas või kuidas üldse saaks seal tekkida. Sest ega seegi on juba segane, et kui nüüd ütleme, et tekitatakse kellelegi kahju selle tehisaru ka või see tehisaru tekitab, eks ole, et tõesti, et kus see vastutuse koht nüüd lõpuks siis jääb, et see on nagu relvaga ja relva kasutajaga, et kui keegi kellegi vabandust maha laseb, siis ei võeta ju relvatootjat vastutusele, vaid ikkagi see, kes selle relvaga paha tegi. Et kas selle AI puhul on siis kuidagi sarnane loogika või üldised vastutuse regulatsioonid, nii nagu nad on igas muus valdkonnas kehtinud, kehtivad ka AI puhul. Ja vahepeal räägiti sellest, et kas tekitada eraldi vastutuse lähenemine AI-s ja oli ka isegi seaduseelnõu selleks, aga lõpuks seda ei võetud vastu, sest leiti, et tegelikult meil tänased vastutuse regulatsioonid on enam-vähem piisavad. Et meil ikkagi on see, et kui mina täna AI-ga kellelegi kahju tekitan, siis mina vastutan, teatud määral võib seal tootja vastutus ka tekkida, ütleme, et kui see AI ei toiminud vastavalt nendele nõuetele, mis tal olid sellele samale määrusele või näiteks ütleme isesõitu auto puhul, sul on ka autodele kehtivad regulatsioonid ja tooteohutusnõuded. Et kui ta neile ei vasta, siis ka ütleme, selle tootepakka võib vastutada, aga põhimõtteliselt vähemalt tänase tehnoloogia vaatest on see nagu lahendatud, aga jah, et ühel hetkel, kui need AI-del tekib üha rohkem sellist agentsust ja nad hakkavad üha rohkem iseseisvalt mingeid probleeme lahendama, kus võiks öelda, et kui mina vajutasin mingit play nuppu ja siis minu mingisugune AI-süsteem läks ja hakkas internetis möllama ja siis seal mingi hetk tekkis kahju, et seal juba tekivad nagu küsimused, mis on meil täna lahendamata, kus me täpselt ei tea, et kus siis see piir läheks, et kes vastutab. Ja tõepoolest, kuidas kõike seda ka kontrollida või kontrolli all hoida ja kuidas siis ka karistada, et see on juba omaette teema ja väärib võib vast täitsa eraldi saadet, sest et kui me siiamaani oleme traditsiooniliselt harjunud, et riik, see on, eks ole, kaitseb ennast armeega ja seal on mingid kohtud ja kogu see pool, eks ole, siis tegelikult kui me võtame selle suure tehisaru välja töötav ettevõtte näiteks, siis ta on võib-olla võimsamgi kui kõik, ma ei tea, armeed kokku. Et rikkam kindlasti. Rik sellest on veel rääkimata. Nii et see on kindlasti väga tähtis teema. Aga selge, kas on midagi sellist, ütleme, lootusrikast ka ikkagi inimestele siia saate lõppu öelda? Me kuidagi natukese maalisime sellise düstoopia pildi siin, et nüüd ma arvan, et kui Terminaator ikkagi juba kohal. Ja kui riskidest rääkida, siis alati nagu, ta tekitab sellist düstoopilist tunnet ja nad, hirm, et see on nagu tahes-tahtmata, et natukene nagu nendes diskussioonides me sinna jõuame. Aga päeva lõpuks põhjus, miks meil on sellised asjad nagu ka tehisintellekti amet, AI määrus, miks me sellest nii palju räägime ja see on ju iga riigi, iga asutuse sellise nagu suurte prioriteetide nagu tipus, et tegeleda AI haldusega, et see oleks meil nagu täpselt selline ja me saaksime sellest väärtust nagu me tahame. Et see on prioriteet, sellel on väga palju tähelepanu, sinna investeeritakse täna raha, meil tekivad ju nagu järelevalveasutused, kes peavad sellega nagu pidevalt tegelema. Et ma arvan, et me ei ole täna vähemalt sellises olukorras, et meil ei ole mingisugust raamistikku, mille sees toimetada. Ja loodetavasti siis lihtsalt see raamistik on meil täna piisavalt hea ja see tehnoloogia nagu ilusti püsib selle raamistiku sees, et meil ei ole ka tegelikult põhjust väita, et ta ei püsi, et me ju lihtsalt spekuleerime siin on ju, et äkki ta ühel hetkel muutub ülivõimekaks, hakkab tegema asju, mis me ei ole enam kooskõlas inimeste huvide ja väärtustega, et see on puhas spekulatsioon, et see lõpuks sinna jõuab, et lootus ikkagi on ja meil on väga palju teadust, mida tehakse sellel suunal, et ta püsiks alati nendes raamides, kus me tahame, et ta püsib. No see Terminaatori film tuli ikka juba väga ammu välja, kus ta kõik kirjeldatigi täpselt nii, nagu ta kipub minu meelest vaikselt minema, aga loodame, et sinnamaani siiski ei jõua ja see nii-öelda off-lüliti
on ikka vähemalt inimese käes, kuigi ega inimesi on ka erinevaid, et see lüliti võib ka valedes kätes teha igasuguseid muid halbu asju. Ma väga tänan saatesse tulemast ja natukese seda just õiguslikku poolt avamast ja ma võin kihla verada, et siin läheb natukese aega mööda ja meil oleks põhjust juba uus saade teha ka selles valdkonnas, sest et usutavasti selles õiguslikus regulatsioonis ka pidevalt mingid arengud ju toimuvad. Igatahes saatejuht Tanel Talve tänab teid, head kuulajad, ja Henrik Trasberg, kes on siis Justiits- ja Digiministeeriumis uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik, oli meil täna saatekülaline. Järgmises saates kindlasti juba järgmised teemad, kõike kaunist! Aitäh, head aega! Olukorrast digiriigis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.